hetkel on see veel saladus, aga kuuldavasti üks Inglismaa kõrglõivaklubi tahab lausa esiväravahiks teda ja 12 mõtlevad nii-öelda kogenud teise väravai koha peale, Vassiljevic pealöök ja milline pall ja 1-0! Seis on 1-0 ja see on Sergei Zenjov! Eesti koondis on läinud Itaalia vastu juhtima, milline võimalus ja kõik algas sellest, et märgväljak on ja kaugelt Vassiljev tulistas. Ja Vassiljev ei lasknud nendel mitu korda öelda, itaallased juba proovisid kaugelt, proovis ise ka trahvilöögist otse ja ei suutnud väravat mitte midagi teha sellega, kui ainult enda ette tõrjuda. Ja tõesti kaitsed ei aidanud ka teda seal ja Zenjov oli esimesena palli juures. Ja väravvaht jalgadega tuleb see pall tõrjuda, põrkab väga halvasti veel enne väravahti maha ja magab maha nüüd number 3, Molinaro täielikult Zenjovi. Kaugelt tuleb Vassiljevi peale löök. Ja selle nurga alt on väga hästi näha, mismoodi Lvivi Karpaati ründaja lööb oma koondise karjääri 4. värava. 1-0! No tõeline fantastika muidugi, et täpselt nurka, jõuga 20 ja Tsendergus tuleb otse värava peale, värava ees 1-1 ja peaga lööb ära, kes see on number 10, Cassano. Jah, ja nüüd jäeti tõesti täiesti vabaks üks mitte kõige pikematest meestest. Kahju, aga tõsi see on, 1-1 neljakordsed maailmameistrid löövad ja peaks see siis jääma tõesti 59. minutisse see värav. Näeme siis kordusesse veel seda, kus kohas see Cassano nüüd avaneb täiesti üksi seal. Põhimõtteliselt oli ka uus mees, see Gagliarella seal täiesti löögi valmis ja ei olnud ühtegi meie mees seal lähedal. Cassano lõi peaga ära, Gagliarella oli valmis seda kohe jalaga lööma, kui tema ei oleks peaga löönud. Ja täiesti vabaks jäeti nüüd 2 Itaalia ründajat. Cassano koondise karjääri 4. värav, nii nagu Zenjovilgi oli 4. On siis vaja teha kohtunikult seal selgitustööd. Kellini ja Taaviräht siis jagavad maid seal. Pikad mehed, Juventus ja Kaliningradi Baltika. Sellised klubid meil. Võrdsed mehed, midagi ei ole öelda, värava ette ja pall 2-1. Ja see on kes? Number 19. Bonucci keskkaitsjatest. Ja kas tõesti on siis need nurgalöögid meie Achilluse kannaks täna? Madal nurgalöök nüüd ja kas oli see Cassano, kes siis kannaga selle niimoodi vaikselt edasi lükkas ja seal tõesti meeste summas suutis siis Bonucci selle lükata väravasse. Jah, tõesti Cassano siin suudab veel kuidagi kannaga siin piirval jalga vahet suunata selle palli täpselt Bonucci jala peale ja 2-1 Itaaliale. Jah, väikse puutega Cassano annab täpselt samasugusest kohast eelmine kord peaga, nüüd jalaga natukene väravale lähemalt ja saab ka löögile sisuliselt paarilt 3 meetrilt.